head kolleegid, head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel. No räägime täna heast õigusloome tavadest ja reeglitest. Millele peaks siis üks hea seadus vastama? Loomulikult ta peab olema põhiseaduspärane. Seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega, näiteks ei tohi piirata põhiõigusi ilma põhiseadusliku aluseta. Seadus peab järgima ka põhiseaduse preambulist ja üldpõhimõtetest sätestatud õiguskindlus, demokraatia, õiglusriik, proportsionaalsus. Ja ma arvan, et need seadused, mida on siin juba vastu võetud, on see siis näiteks valimisõiguste piiramine, kirikute ja koguduse seadus, mis on uuesti meil menetluses, kindlasti ei ole head näited selles osas. Õigusselgus ja arusaadavus. Seadus peab olema selgelt sõnastatud, arusaadav nii spetsialistile kui ka tavakodanikule. Ja siin võib rahulikult tuua näiteks meie Eesti Vabariigi eelarve, kus on ka ministrid tunnistanud, et nad tõesti sellest eelarvest aru ei saa, rääkimata tavakodanikud ja ka Riigikogu liikmed. Ja seda dokumenti meil tuuakse pidevalt siia Riigikokku ja needsamad Riigikogu liikmed, kes on siis koalitsiooni pooldajad, tuimalt hääletavad selle poolt. Ja mis siis, et ta ei ole selge ega arusaadav ja mis täpselt seal toimub, keegi ei tea. Õiguspärane eesmärk ja proportsionaalsus. Seadus peab taotlema legitiimset eesmärki, näiteks avalik kord, turvalisus, inimeste heaolu. Meetmed peavad olema proportsionaalsed, ei tohi piirata õigusi rohkem kui eesmärgi saavutamiseks vajalik. Loomulikult, siin saab rääkida RAB-ist, siin saab rääkida täitemenetlusregistrist, siin saab rääkida kaameratest, need on kõik ju õiguskantsleri poolt ka välja toodud, tähelepanu on juhitud. Meil on selles valdkonnas päris suur probleem, et kogu see lugu tegelikult meenutab ühte totalitaarset riigi vähemalt tekkevõimalust. Läbipaistvust ja kaasamine. Seadusloome peab olema avalik ja arusaadav, eelnõude seletuskirjad, mõjuhinnangud ja kooskõlastused. Kaasatakse huvigruppe, eksperte, kodanikuühendusi ja loomulikult peab läbi viidud olema analüüs. Ja me oleme siin näinud tegelikult vähemalt minu praktika ajal, kui ma olen siin Riigikogus olnud alates 2023. aastast, meil on siia toodud seaduseelnõusi, kus ei ole tegelikult sisulist analüüsi, on tehtud viiteid, et see on kiireloomuline seetõttu, et on vajalik need numbrid sinna eelarvesse kirjutada ja seos sellega ei ole ka mingisugust suuremat analüüsi läbi viidud. Me loomulikult räägime samast automaksust, mille osas me ju koheselt juhtisime tähelepanu fraktsiooni poolt, et siin on seaduslik riive ja sellisel viisil kindlasti automaksu ei tohi vastu võtta. Meil on küsimused, mis me tõstatasime nii tulumaksumäära tõstmisel, käibemaksumäära tõstmisel, erinevate teenuste hindade tõstmisel, on see siis vooditasu, on see siis eriarstitasu tõstmine ja kõik nii edasi. Ja tegelikult meil oli õigus, et analüüsi ei ole. Ja minu arust see eelmise nädala uudis, mis oli, ja ma vaatasin ka sisse hangete registrisse, mis oli siis, üks hange oli püstitatud Rahandusministeeriumi poolt, kus siis soovitakse hankida teenust nimega, et analüüsi läbiviimine, kuidas sellised maksutõusude ulatuslik mõju avaldub majanduses. See oli reaalselt täpselt sellisel viisil see hange pealkiri ja sellisel viisil oli see ülesanne püstitatud. Ehk siis otsitakse erasektorist nõu ja jõudu, kuidas siis kogu selle olukorraga hakata toime tulema, kes siis vaatab sisse arvudesse, kes siis prognoosib ette nii lühiajalised kui pikaajalised siis stsenaariumid. Ja see näitabki ju tegelikult seda, et riik võttis omalt poolt, valitsus võttis omalt poolt otsused vastu, tõi siia samasse Riigikogu ei saanud aru täpselt, on siis eelarve, on siis need ülejäänud seaduseelnõud, mille osas analüüsi puudus, võttis tuimalt vastu, nii nagu partei peajuhtkond käsib,
Ja nüüd siis tagantjärgi, kuna see mõjud on ju avaldanud päris negatiivselt meie inimeste toimetulekule, meie inimestele, meie kogu riigi majandusele, nüüd siis otsustati, aga tellime siis analüüsi ka ära ja vaatame, mis tegelikult toimuma hakkab. Et see ei ole kindlasti viita heale õigusloomele ja suuresti ka õiguskantsler täna ka sellest rääkis, juhtis tähelepanu ja selle eest talle suured tänud. Nii et head sõbrad, meil on tegelikult vaja vaadata siiasamasse majja sisse. Me peame aru saama, et oleme me opositsioonis, koalitsioonis, me peame tegema neid õigeid asju, mis tegelikult viib meie riiki edasi. Me ei saa eirata neid tähelepanekuid, mis tuleb õiguskantsleri poolt, riigikontrolöri poolt. Me ei saa vastu võtta seaduseelnõusid, kus selgelt puuduvad mõjuanalüüsid. Me ei saa võtta vastu seaduseelnõud, millest me arugi ei saa. Ja kui see kõik jätkub sellisel viisil, no siis me ei saa ka uut edulugu siit oodata. Ja seda ma kindlasti Eesti riigile ei soovi. Aitäh!